Вы не помните, что задержание давай такое. Ну, закончится, слава Богу. Видно человека, который на войну. Ну, я, конечно, на его месте была бы совсем другой. Ну, не хотела бы. В этом плане мне немного брать по духу. Я бы тоже не молчала. Шри. Aktsiatest ja kuhugi tagasi sõitmist. Eestis oli alles üleminek eestikeelsele haridusele. See oli väga vajalik, aga alati täiesti ette valmistamata. Mälestusmärkide eemaldamine. Näiteks inimesi mingitel põhjustel saadetakse üle piiri. Õigeusu kirikuga seotud teema töökohtades uksitakse keeleoskuse tõttu ka inimesele. Võib olla erinevad põhjused ja mingi avalik või mitte avalik niiskontroll igal tasandil. Mängitakse valimisõigus. Ma olen küsin eneselt küsimust. Miks ei olla nagu Soome ühiskond? Konkreetne, ka nõudlik, aga ikkagi inimlik. Meil on Eestis üks hüsteeritsemine, hüsteeritsev kampaania teise otsas. Mõnikord tahaks küsida, aga kus me peatume? Mis on see punane joon, kus me enam üle ei lähe või enam ei ole, kus me varsti üle minna? Sest vaikiv ühiskond on ju enese sisse kapseldunud. Nad enam ei räägi meiega. Ja tõesti ei tahaks näha aegasid, kus mingi netikommentaatori või hüsteeritseva poliitiku pärast tulevad sinu koju pool üks öösel julgeolekuametite esindajad, murravad maha, siis pööravad nutvate laste nähes sinu elamise sengi. Aga minu millestki aru saava invaliidist õe jahmunud pilkuda. Et leida siis mida? Jälle see vastus ei midagi. Ja siis oodatakse minult peale 2 magamata ööpäeva adekvaatseid selgitusi uurijale. Et siis pärast igast sõnasabast kinni võtta ja näidata, et minu vastused on ebaadekvaatsed ja ebausaldusväärsed. Kas see on see Eesti, mille nimel olen käinud läbi tule ja vee? Panustanud oma noorusega, oma patriotismiga. Et keegi võiks nüüd otsustada, et minu patriotism pole õige patriotism. Ma ei tunne enam oma Eestit ära.
ma kardan oma kodumaa pärast. ja kas minu laste ema Veera ja lapsed Kevis ja Olivia on ikka mõne julgeolekuameti inspektori arvates ikka piisavalt patriootiliselt, et Eestis edasi elada? Kas peaks ka nende isa jalgust ära kupatama üle Eesti Vabariigi riigipiiri? nii kutsume esile ainult antilõimumist, antipatriotismi, antiarmastust. nii kutsume esile ainult antilõimumist, antipatriotismi, antiarmastust selle riigi ja ühiskonna vastu. me pole ühiskonnana nii rikkad, et lubada niisama lihtsalt minema visata kogu eelnev 30 aasta kätetöö ühiskonna ehitamisel. siis peaksime sellist ühiskondlikku korda hoopis teiseks nimetama. diktatuur, totalitarism, autokraatia. ma mõtlesin, et igad masti äärmused on minu jaoks vastuvõetamatud. kui diskussioon, siis avalik ja hirmutav. ja agressiivsus olgu ainult valimiskastide juures. sest vastasel korral öelge, mille poolest erineb Eesti mõnest Kesk-Aasia vabariigist või siis naaberriigist. ja mul on täna hirm, et käib ühiskonnas nõiajaht inimestele, kes ei taha ennast poliitiliselt korrektselt ja avalikult väljendada ühe või teise poliitilise protsessi suhtes. kuhu on kadunud ühiskonna värvid? Nad olid meil ju alati olemas ja rõõmustasin nende üle. mu vanem tütar tõi mulle Tallinna vanglasse maailma juudisoost kirjaniku Viktor Franklini teose Öelda elule jaa. see on tema imelisest ellujäämisest Saksamaa surmalaagris. seda on tõlgitud praktiliselt kõikidesse maailma keeltesse. ja see on andnud ka mulle jõudu edasi elada, edasi olla, edasi loota, et Eesti võtab mind tagasi, et minu kodu on siin, on olnud siin ja jääbki siia. et ma ei pea ootama 17 prokuröri aastat, et ühiskond mind jälle sisse laseks. nii ei peaks Eestis olema. nii ei peaks asjad Eestis käima. samas palus ka kõikidel kuulajatel leida aeg ja võimalus läbi vaadata mitmeosaline film Auschwitzi tätoveerija. vaatasin seda siin vanglas. väga õpetlik, elulooliselt tõetruu seriaal, mis näitas samamoodi, kuidas normaalsed ühiskonnad, nagu ka täna tegelikult Eesti veel on, muutusid ühiskonnaks, kus 6 miljonit juuti lõpetas gaasilambris. 6 miljonit. ja kõigest 1935. aastal mitte keegi neist ei arvanud, et nii võib juhtuda, sest ühiskond on normaalne. me peame väga hästi mõtlema, kui kaugele me läheme täna oma sisemaalaste otsimisega. kas siis, kui mitte oma
kui need, kellel ei ole võib-olla Eesti kodakondsus, saavad otsa, võtame siis ette need, kellel on Eesti kodakondne. Nagu tegi seda Rõngu valla Kingutaru perenaine, kes andis NKVD-le minu vanaisa kohaloleku ülesse. Rahu vanaisa Võrmule. Tema tundmatus haava. Ja nüüd soovib siis prokurör karistada minu lapsi sooviga võtta käest nende isa ja lastenlastelt ehk ka vanaisa. Sest tema arvates minu patriotism ja empaatia pole päris tema empaatia ja patriotism. Olen aeg-ajalt andnud erinevad intervjuusid erinevatele ajakirjandusväljaannetele. Kirjutan ise artikleid erinevatel teemadel. Mis lähtub väga hästi, et olenemata aastast või ajast on minu arusaam ja maailma tunnetus olnud muutumatu. Olgu see siis taasiseseisvumine või siis Ukraina-Venemaa omavahelise konflikti eelne või järgne aeg. On järjekindlalt toetanud mõisteid Eesti iseseisvusest, põhiseaduslikust õigusest, Eesti sisesest ühtsusest, koostööst, hea naaberlikust suhetest, jälle mõiste rahu tema erinevates variatsioonides, rahu perekonnas, rahu riigis, rahu ka piiriüleselt. Nii et prokuratuuri püüdlused väita järjepidevalt, et minu nägemused ja maailma vaated on püüdnud kunstlikult mõjutada kolmandate riikide või nende esindavate isikute poolt. Pole mingilgi määral õiguspädevat. Omavata mingitki alust ning põhinevad kohtu tahtlikul eksitamisel või siis poliitiliselt tellimustööl. Ka loetud aastad tagasi lõi toonase Eesti presidendi härra Toomas Hendrik Ilvese initsiatiivil kaasa ideekorjes nimetatud jääkeldri ja rahvakogu tegemistes. Rahvakogu. Rahvakogu kooskäimiste raames tegin isiklikult pea 140 ettepanekut valimissüsteemi ja kogu selle protsessi demokraatlikuks ja läbipaistvuse suurendamiseks ning poliitiliste institutsioonide usalduse taastamiseks. Nii nagu see kohane igale Eestis lugupidavale patrioodile, sest kritiseerida on alati palju kergem kui tulla ise riigile appi. Ja hoidku kõige väelasem Jumal seda rahvast, seda riiki, meie juhte. Et kas siin oleks kohta ikkagi prokuratuuri väidetele, et mina murendan, mina lõhestan, mina reedan või käsi südamele öelda, kindlasti mitte. Minu puudub igasugune tahe või vajadus alluda Vene Föderatsiooni mõjutustegevusele ja ellu viia kooskõlastusi meie sõltumatuse hävitamiseks. Olen siin Eestis üles kasvatanud 2 Eestit armastavat last. Ehitan neile oma kätega tõelise kodu.
oman siin isiklikku massaažipraksist ning nägemust oma edasisest arengutest. Pole ühtegi, mitte ainsamatki sellist põhjust, miks peaksime selle kõige hävitama. Jah, küll oli mul ja on tegelikult nägemus isiklikust poliitilisest positsioonist. On alati olnud positiivne. Lähtudes oma perest, elukohast Ida-Virumaal. Kas ta arvad, et siiamaani on minu maakond endiselt liiga ühekülgselt esindatud riigi juhtivorganites? Ikka need samad ühed ja samad isikud 30 aastat. Nagu ma ütlesin, minu soov oli pakkuda ühiskonnale arutelusid, diskussioone, väitlusi. Sest me ju oleme demokraatlik riik. Vähemalt täna siin on nii olnud. Ja et välja sõeluda tõde, tuleb rääkida ka igasugusest erisustest ning meie Eesti ideoloogiaid lõhkuvatel teemadel. Et me teaksime, millised ohud on meil ohustamas. Sest kui me teame ohtusest, me alati olla parem valmis kas hübriidsõja või muude konfliktide olemasolud. Nagu ütlevad hiinlased, sõber hoia kõrval, vaenlane hoia veelgi lähemal. Et saavutada diskussiooni kohaliku kogukonnaga otsustasin 2018 hakata pidama isiklikku Facebooki blogi. Et saavutada diskussiooni kohaliku kogukonnaga otsustasin 2018 hakata pidama isiklikku Facebooki blogi. Esimesed aastad olid need massaažiteemalised. Siis 2020-2021 oli juba sisse toodud natuke Valgevene valimisi. Seal toimuvad rahutusi. Kus ma andsin teada, et Lukašenko ametiaeg võiks juba lõppeda. Samal ajal käisin läbi kõik erinevate põlvkondade ja ajastute mälestusmärgid Ida-Virumaal. Rääkisin oma lugu inimestele. Olla rahulik. Et me saaksime kõik lähitulevikus eluga edasi minna. Mitte kunagi pole Ida-Virus kutsunud üles inimesi vastasseisudele ja ebaseaduslikele tegevustele. Prokuratuur on siin üritanud pidevalt väita. Üheks näite, et 2022 aasta sügisel organiseerisime Ida-Virumaa koos esindusega ka suuremahulise koristustalgute päeva meie maakonnas asuva Erede koonduslaagri mälestusmärgi juures. Ka seal hukkusid paljud juudid ja paljud teisest rahvusest inimesed. See oli muudetud kohati prügilaks. Vajusime võsast puhtaks ja koristasime kogu ala ära. Sest öeldakse, et kes minevikku ei mäleta, see oodatusele kordumist tulevikus.
2022. aasta hakul hakati Venemaa agressiooni ajal hirmu üles kütma nii massmeedias kui ka sotsiaalmeedias. Ja ka mind haaras hirm. Kui ma tunnetasin seda Eesti inimestega vesteldes. Ühiskond kippus hüsteeritsema teemadel, et nüüd tuleb pool Ukrainat Eestisse kokku, võtavad meid töö käest ja leiva laua. Siis olid sotsiaalmeedias veel neid, kes avalikult toetasid Venemaa agressiooni, kui ka neid, kes kutsusid üles pommitama Sankt-Peterburgi linna või ka Sankt-Peterburgi oblastis asuvad Sosnovi kooli tuumareaktorid. Aga mina elan ju tegelikult Eesti-Venemaa piiri ääres. Seetõttu ma väga tahtsin ühiskondliku töörahu, kodurahu. Ja tõepoolest ükski välisriigi esindaja mind ei veennud selleks, ega pakub moraalset, vaimset, füüsilist ega materiaalset abi. Palun kõiki kuulajaid aidata mind elementaarse loogika liigumisel. Nimelt nii prokuratuuri kui kaitsepolitsei nimetused spetsialist väidavad, et nende arvates pidi minul olema mingi salajane aruplaan Eesti põhiseadusliku korra rikkumiseks. Ära toomata mitte aisamake tõend. Okei, selge. Lähtume siis korraks sellest kõigest mustemast stsenaariumist, mis mul võis seal peas olla. 2022 hakkas formeeruma nii meie liikumine, rahuliikumine koos. Käisid ideekorjed erakonna koos loomiseks. Kõik toimus seaduslikult, avalikult, arusaadavalt. Mille pärast mina kogu selle liikumise loojana pidin korraga 2022. aasta sügisest hakkama tegelema ebaseadusliku tegevusega, mis oleks viinud erakonna loomise võimatuks. Milleks oleks vaja Venemaa eriteenistustel 17 июля в 12 часов у нас состоится. Erakonna üks eestvedajatest lubada Venemaale ja seda enam okupeeritud aladele, sest see oleks nii või naapidi kaasa toonud negatiivset tähelepanu Eesti julgeolekuasutuste poolt, poliitikute poolt eelkõige. Arusaadavalt milleks oleks vaja mind lubada mind okupeeritud aladele, mis oleks nii või naapidi kaasa toonud negatiivse tähelepanu Eesti julgeolekuasutuste või poliitikute poolt. Palju arusaadavalt oleks ja tegelikult halveniski ühiskonna suhtumine loodavasse erakonda koos. Tegin erakonnale nii-öelda karuteene oma isikliku valearvestuse ja isikliku ego näol. Palju lihtsam oleks ju prokuratuuri loogika järgi siin edasi vaikselt erakonda arendada. Ka Vene erinevate eriteenistuste arv
mõistel. Järgmine prokuratuuri ebaloogika seisneb selles, et kõik ju minu Moskvas ja Donbassis toimunud liikumised ja postituste filmimised olid avalikud. Mitte mingil juhul ei olnud mingeid varjatud tegevusi. Isegi ühes ära võetud videos oli näha, et meid Andreiga oleks peaaegu Moskva kesklinnas arreteeritud. Mitte ühtegi materjali telefonis ei kontrollitud ega palutud ära kustutada. Ma mõtlen Vene Föderatsioonist. Kui oleks olnud tegu Eesti Vabariigi jaoks ohtlike inimestega või olukordadega või asukohtadega, mis oleks andnud viited minu ebaseaduslikule tegevusele Eesti Vabariigi julgeoleku vastu, oleks palutud kas mitte filmida või siis see materjal lihtsalt kustutada. Aga igast kustutamisest oleks jäänud digitaalne jälg, mida tänapäeval osaliselt taastatakse juba niimoodi. Samamoodi, miks oleks pidanud laskma end fotografeerida isikud, kes Eesti Vabariigi arvates võivad olla vaenulikud. Ja veel kord, mina pole kunagi pöördunud mitte ühegi Venemaa organisatsioonide isikute poole antud sõidu organiseerimiseks. Ja need inimesed, kes neid saatsid ja turvalisuse eest hoolitsesid, mitte kordagi ei üritanud mulle pähe määrida minu jaoks võõrast nimetatud Vene maailma ideoloogiat või selle narratiivi olgu mis tähenduses. Need isikud, kes meid saatsid, olid kindlasti Ukraina suhtes skeptilised, vastalised. Aga see on ju nende kahe riigi ja inimeste vaheline konflikt, milles Eesti ei oma juriidilist olavust. Mina oma Donbassi humanitaarreisi otsuse vastuvõtmise lähtusin juba eelmiste taoliste reiside läbiviimistest. Selles osalenud isikute ütlustest ja selle organisatsiooni esindajate lubadustest mitte sekkuda minu teemavalikutesse ajastusviisidesse. Ja see oli ju ka lindistatud minu ja Tuskevitsu vahelises jutuajamises. Tähelepanuväärne on fakt, et näiteks 2022. aasta detsembri alguses polnud meie initsiatiivgrupil mitte mingit võimalust ega ka nägemust, et üldse kuidagi osaleda Riigikogu 2023. aasta valimistel. Sest polnud siis veel ei põhikirja, programmi, finantseerimist ega ka saadiku mandaat. Saadiku kandidaat. Aga idee minna Donbassi tuli mul võimaluse näel läbi härra Andronovi sügise alguses. Nii et see sõit ei olnud kohe mitte kuidagi seotud Riigikogu valimiskampaaniaga. Kahjuks ei olnud minul valiku varianti. Oleksin ehk läinud isegi siis, kui Riigikogu valimised oleks läbi olnud. Sest tegu polnud valimiskampaania osas, vaid sõltus lahingutegevuse aktiivsus, ehk siis meie ohutussüsteem. 2022. aasta detsembri algusena polnud meil veel mitte mingit võimalust pääseda valimiskarusseli. Selle võimaluse andis meil viimasel minutil Eesti Vasakpartei. Ja me olime sunnitud tegema selle erakonnaga ühise
programmi ilma igasuguste kolmandate riikide organisatsioonide või isikute soovitusteta, nagu üritab seda näidata Eesti prokuratuur. Ja nagu ma ütlesin, et Rootsi oli selle vastu. Siin on palju poleemikat üles kutsunud ka viisakutsuda enda sõnad. Tegemist pole olnud minu isikliku sooviga saada vastakutse vastava sisuga. Minul pole mitte mingit palvet, soovi ega vajadust sõlmida ei isiklikult ega rahuliikumise koos esindajana mitte mingitki lepingut ega võtta kohustusi mitte ainsamalegi diskussiooni üritusena, nagu siin väidetakse. Ma pole kordagi suhelnud mitte ainsamegi organisatsiooniga, kes väljatas viisasid, kes pakkus viisasid, kes tegi kutseid, viisakutseid. Minu teadupärast oli see Venemaa enda ametkondade vaheline asjaajamine, mis edastati mulle meili teel viimasel hetkel enne Soome sõitmist. Et siis läbi turismibüroo saaks edastada saatkonda. Nii et tegemist oli kahe Venemaa organisatsiooni omavahelise formaalse paberimajandusega, kuhu mina sekkuda poleks saanud. Ja minu teada 2022 veel need isikud ja need organisatsioonid ei olnud isegi veel sanktsioonide nimekirjas. Minul puudus asjakohane oskus ja teave, et kuidas oleks saanud Venemaal kellegi poole pöörduda. Jah, internetist nägin ka humanitaarabiga seotud erinevad organisatsioone. Ma küll vaatasin, aga ma ei kontakteerunud nendega. Näiteks organisatsiooni Vasarasvenya ma tegin alles sügise 22 vahetust enne kohtumist ja rääkimist sellest härra Andronoviga. Ja ka härra Truškevis väitis minu kohtumisel, et läbi nende ettevõtluste, läbi nende rahvusvahelise programmi on Donbassist käinud paljud Euroopa ajakirjanikud ja avaliku arvamuse tegelased. Miks usaldasin selles küsimus härra Andronovit? Mul ei olnud soovi isiklikult kontakteeruda erinevate kõrvaliste isikutega, et mitte lasta ennast mõjutada ei vaimselt, ei poliitiliselt nende Donbassi sõitmist. Mitte keegi poleks saanud anda mulle isiklikke suuniseid, sest mina olen oma truhtusvande andnud Eesti Vabariigile. Püstisse milleks üldse oli vaja mul minna Donbassi. Üks oli kindlasti inimliku suunisemus. Et edastada see pärast ka Eestis nendele igat maiste äärmuslikele inimestele, kes mingil moel soovivad konflikti. Nagu ka eelnevalt olen öelnud, et Eestis võib olla neid inimesi, kes on pidamenud ehk Venemaa infovälja, kes on ka sotsiaalselt haavatavad, kus nende jaoks tahtsin levitada sõnumit, kuhu võib meid viia niinimetatud konflikt Vene maailma ideoloogiaga. Ma väga lootsin, et need minu isiklikud rahusoovid jõuavad ka sinna Venemaa koridoridesse, võimukoridoridesse, kui ta siin okupeeritud aladele erinevate Donbassi inimeste kõrvu. Siin oli üks lause välja toodud, et ma tahtsin jätta lahti mingid aknid Donbassi. Just jah, ma tahtsin. Kui tõepoolest juhtub see, üks päev see tõsiasi, et
keegi meie Eesti poistest satub sinna olukorda ja on vaja välja tuua, mis on, kes on nõus sinna järgi minema ja meie poisid koju tooma. Igas oma sõnavõtus ja postituses väljendasin suurt kurbust ja kaastunnet sõja osapooltega. Ega mööda Donbassi purustatud linnade tänavatel käies saatsin oma mõtetest palveid Jumalale, et Jumal lõpeks need mõttetud inimohvrid ja Ukraina linnade ladulate hävitamine. Meil on olnud pikka aega rahuaeg. See on meid teinud ehk veidi laisaks, hoolimatuks. Oleme liialt lasknud ennast mõjutada massmeediast, sotsiaalmeedia võimalikust hüsteeriast ja propagandast. Suhtlesin paljude erinevate Eesti inimestega. Just palju räägiti Ukraina sündmustest. Juba alates aastast 2015. Ja mul oli kogu aeg tunne, et ma ei tea paljusid nüansse, mis selle konflikti on esile toonud või kes või äkki olen mina ühe või teise poole propaganda ohver. Just see ajendas mind sellele humanitaarsele rahumissioonile ehk isikliku sisetunde otsimise missioonile minema. Jah, paljud lääne ajakirjanikud on peamiselt Ukraina poolses osas, aga palju ukrainlasi jäi erinevate asjaolude tõttu Donetski okupeeritud poolel. Ei ole mina see inimene, kes saaks neid hukka mõista. Mina polnud seal, et kedagi hukka mõista, vaid et saaksin oma sisemise arusaamaga rahu sõlmida. Ja tulles tagasi koju, oma koju, meie Eesti koju, saaksin neid osapooli kõnetada, lähtudes oma südametunnistusest ja läbikogetust. Et see maailm, kus me elanud oleme, on ikka ääretult väike. Ning rahu hoidmine on meie kõigi kätes ja igapäeva tegemistes. Ja Eesti riik peaks tegema seda, et kindlustada meie julgeolek ja riigi ning rahva jätkusuutlikkus. Mida oma olekult olen rahunarratiivi ja patsifistliku liikumise koos looja ning propageerija. Kõik need tegevused on ja olid lubatud. Igasugune abi küsimine meie tegevustest kolmandate riiki poolt olid välistatud. Hoopistükkis plaanisime koostööd kohalike omavalitsuste ja riiklike institutsioonidega. 22 aasta varakevadel mina ja minu laste ema Veera Peterson aitasime Narva linnas leida majutuses nii mitmelegi Ukraina Mariupoli linnast tulnud sõjapõgenike peredele. Ma suhtlesin nendega ja nende kuuldud lood panid mind muretsema ning otsima ikka ja jälle seda võimalust käia ise koha peal ära. Ja 10 kuu pärast jalutades Mariupoli rusude vahel tulid mulle pähe sellised mõtted. Miks pole täna siin Mariupolis? Et mõista, mis värvi ja lõhnaga on sõda. Mariupolis oli
põlenud majade ja korterite lõhn. В Мариуполе был запах домов, сожженных, сгоревших дотла. Sõda on kellegi vanemate, laste, tütarde ja poegade tahmunud ning hüübinud verevärvi. Война цвета запекшейся крови, чьих родителей, детей, сестер, братьев. Sõjal on lõhki rebitud pered ja põlvkondade lõhn. У войны запах разорванных семей и поколений. Sõda on ära põlenud perekondlike fotoalbumite, Война пахнет сгоревшими семейными, альбомами семейных armastuskirjade, любовных писем, laadikogude, собранием дисков, videoarhiivide видеоархивов ja kassettide lõhnaga. и кассет. Sõda on tühjade lemmikloomapuuride ja akvaariumite värvi. Война цвета пустых клеток для животных и аквариумов. Sõda on pooleldi ära sulanud plastikmänguasjade lõhnaga. Война запаха наполовину расплавившихся пластиковых детских игрушек. jah, just see kõik on sõda oma reaalsuses. И именно все это война в своей реальности. Nendes tänastes Ukraina linnades ja asulates. Сегодняшних украинских городах и поселках. Aga iga sõda sisaldab endas ka õhkõrnasid, Каждая война содержит в себе и легкие rahuootuste ja lootuste varakevadisi, külmakartlikke õiekesi, нежные ростки надежды на мир, которые боятся замысла, mis pilluvad välja которые ebaõigluse ja inimtragöödia проклевываются через несправедливость и через ning usaldamatuse и через külma lumevaiba all. через вот этот холодный, через как ковер снега с Ja oma kahe tütre isana soovin ma kogu своих двух Eesti друзей. rahvale, Я хочу et mitte keegi ei peaks meist русского народа, чтобы nägema neid värve нас не должен был, чтобы никто из нас не должен ega tundma seda красить kivemõrkjat и чувствовать suitsuvingust этот, lõhna. горький значит, запах копченого. Tahaks väga loota, Хотелось бы очень надеяться, et kunagise Soome presidendi Martti Ahtisaari sõnad on aktuaalsed ka tänapäeval. Kus ta ütles, et lepitus eeldab dialoogi ning iga konflikt on lepitatav. Ütlesin siia juurde Martin Luther Kingi juuniori sõnad. Mul on unistus. Jah, ka minul Aivo Peterson oli. Ja on jätkuvalt unistus, et see sõda lõpeb juba kord Ukrainas. Ja ka meie Eesti rahvas leiaks uuesti kord oma sisemise rahu, enesekindluse ja usalduse üksteise vastu. Olenemata rahvusest, nahavärist, usutunnistusest, kodakondsusest. Et me saaksime taas kord üksteist austada, armastada, hoolida sellisena, nagu meid kõige vägevam Jumal on loonud. Et me käiks üksteise suhtes nii-öelda moraalne rusikas taskus. Ega peaks üksteisele esitama küsimust, kelle oma on Krimm. Krimm, jah. Kui hoolikalt uskuda, loota, palvetada, oleme suhteliselt palju enamaks, kui ehk täna ise oskame arvata. Tunnistan ausalt. Sõitis Donbassi ja nähes selle sotsiaalühiskondliku katastroofi suurust,
общественные катастрофы, nii rusude kui ka kohalike vaimse tervise koha pealt, как с точки зрения развалин, так и с психического здоровья. siis tuleb tunnistada, et Нужно признать, tegelikult что ma polnud tagajärgede halvumiseks päris valmis. я не совсем был готов к тому, чтобы осознать последствия. minu jaoks kurjuse kõige suurem ja tõhusam relv on vale Самое эффективное и большее оружие зла – это ложь. ning sõja esimene ohver on alati tõde. И первой жертвой войны всегда является правда. aga sellest vaikimine Но ja молчание selle maha salgamine и on tegelikult служение этого rahva ja riigi reetmine. это является настоящим предательством по отношению к государству и народу. nii enne Donetskisse sõitu Но как до поездки, kui ka seal olnud aja jooksul как и в течение времени поработала там, võtsin kaasa я чувствую Ukraina rahvale. украинскому народу. käisin hukkunud laste ühishaual Ходи на austust avaldamas могилу погибших детей, чтобы выразить свое почтение. ning lootsin leida ka võimalikke Balti riikidest pärit Я sõjalangejaid. надеялся найти возможных военнопленных родом из прибалтийских стран. sest sellest oli räägitud mingi aeg tagasi Vene Föderatsiooni Об televisioonis. этом какое-то время до этого говорили по российскому телевидению. just minu terandunud empaatiatunne Именно мое обостренное чувство эмпатии viis mind rahumissionärina привело seda reisi в эту поездку как teostama. aitäh teile kõigile. Koos lõpetas istungi, palun väljuda saalist. kuule Neeme, kas sa lähed liftiga alla või? Sa liftiga lähed alla, jah? aa, ja ma juba unustasin ära. aga kuhu sa lähed selle randoletiga? Randolett. ei unustasin, ma ei pannud lifti otsa. see on 3:30 ka. 3:30. 4:30? Jah, 4:30. 3:30. see on nii jõud. sa peaks tegelikult jõud. sul on võtmed juba käes, jah? ei ole. aa, ei ole? mul on lepid sõlmitud minu valitsust.